Head Ingerimaaga seotud inimesed, Heinrich Stahl ei olnud Ingerimaaga seotud kuni 40. eluaastani, mil Rootsi riigi nõukogu määras ta Ingerimaa superintendendiks. Aga siin Ingerimaal, siin Narvas on ta surnud, me ei tea, kuhu ta on maetud ja tema hauakivi ei ole. Selles mõttes on väga hea, et tema mälestuskivi on siin kirikus, sest ta oli inimene, kes pühendas kogu oma elu sellele, et põliselanikest, eestlastest siis, hiljem ka isuritest ja vadjalastest luterlasi kasvatada, et neist kristlasi kasvatada eelkõige, et neile usuteadmisi õpetada. Ja see mälestuskivi, mida te varsti näete, see näeb välja nagu hauakivi. Ja ongi hea ja õige, et tema hauakivi on siin. Tegelikult on kõik hauakivid ju mälestuskivid. Aga ja kui tema ise seda näeks, mis sinna kirjutatud on, oleks ta päris imestunud. Ingerimaa superintendent, jah, seda ta oli. Aga siin on kirjutatud, et ta on eesti keele grammatika rajaja. Tegelikult see raamatukene ei ole üldse eesti keele grammatika, see on lihtsalt Anführung zu der estnischen Sprache, see on juhatus eesti keelde ja see on üks kõige õhemaid kirjatöid, mis ta eesti keeles on kirjutanud, sest ta on kirjutanud ka 4-osalise käsi- ja koduraamatu kirikuõpetajatele, 2 väga mahukat jutluste kogu, ilmikute Peegel, Laienspiegel, aga sellel juhatusel eesti keelde oli praktiline vajadus, see pidi aitama soomlastest, mitte ka soomlastest, aga eriti sakslastest ja rootslastest kirikuõpetajatel usutõdesid kohalikule rahvale nende emakeeles õpetada. Luterluses oli ju väga oluline, et kirjasõna õpetatakse emakeeles ja tänu nendele kirikuõpetajatele, Heinrich Stahlile, Brockmannile, Kutzlapile, Saalemannile ja 10 teistele räägime me üldse täna veel eesti keelt. Tänu neile saime me oma rahvusliku identiteedi ja ka Eesti Vabariik ei oleks ilma nende 17. sajandil tegutsenud Rootsi vaimuliketa. Sellepärast, et kui me oleksime läinud Vene tsaaririigi koosseisu ilma kirjakeeleta, oleks meie saatus olnud samasugune, nagu oli isuritel ja vadjalastel. Ja kui Heinrich Stahl saadeti siia Ingerimaale, ta nimelt saadeti, see ei olnud väga tema enda soov. Superintendent on kiriku provintsi kõrgeim kirikupea, ta on Luteri kirikus sama, mis on piiskop katoliku kirikus. Aga üsna iheldatud amet ja tõus karjääriredelil, aga mitte Ingerimaa superintendendi oma. Ingerimaal ei tahtnud õieti keegi tulla, see oli üks väga keeruline koht raskete probleemidega. Heinrich Stahli ees oli 2 ülesannet, ehitada üles kohalik kirikuorganisatsioon, sest kuni 1640. aastani kuulus Ingerimaa kirik Viiburi piiskopkonda. Ja teiseks oli tema ülesandeks siis isurite ja vadjalaste luteri usku pööramine. Kirikuorganisatsiooni ehitamisega tuli ta päris hästi toime, aga ingerlasi ja vadjalasi luteri usku pöörata ei õnnestunud temal ega ka ühelgi tema ametijärglasel. Küll üksikuid inimesi, aga mitte ikkagi üldiselt. Selleks on väga palju erinevaid põhjusi. Kõige olulisem on võib-olla see, et vene õigeusk ei tuginenud keelele. See oli nii tugev usuline identiteet, et isurid ja vadjalased, kes siin elasid, väitsid, et nad on venelased, isegi kui nad vene keelt ei osanud, see tuli visitatsiooniprotokollidest välja. Ja niimoodi Stahl tunnetaski, et ta on täiesti läbi kukkunud, ta ei ole saanud selle ülesandega hakkama ja 1657. aasta tagasi olid venelased tunginud Ingerimaale
Vene-Rootsi sõja ajal 1657. aastal Heinrich Stahl suri siin Ingerimaal vaesena, läbikukkununa enda arvates ja kuigi me peame nüüd ütlema, et tegelikult ta ju seda ei olnud, sest et kuigi Ingerimaa kirikuorganisatsioon elas üle selle Vene-Rootsi sõja, mis lõppes 1658, venelased siis tõrjuti välja, Põhjasõda enam mitte, aga Ingeri Luteri kirik ju elab ikkagi veel. Ja meil on põhjust, meil on väga palju põhjust Heinrich Stahlile tänulik olla ja teda mäletada. Ja ma hea meelega annaksin selle raamatu üle. Suur aitäh, Piret, ja meiega täname sind, et sa tulid siia ja et nii kaua ja nii põhjalikult oled Stahli uurinud. Aitäh sulle, kiitos! Thank you.